Tere tulemast veebiseminarile Geo5 madal- ja vai vundamendid. Hakkame vaikselt pihta. Tänase veebiseminari kestus peaks olema umbes tund aega. Teemad on järgmised: üksik- ja linkvundamendid, üksikvaiad, vaiagrupid, mikrovaiad ja siis vaiad ja linkvundamendid CPT abil. Kui küsimusi tekib, siis all peaks olema selline Q&A nupp, et kasutage julgelt ja üritan jooksvalt küsimustele vastata. Mina olen Tiit Pürkland, diplomeeritud ehitusinsener tase 7, kogemust projekteerimises on 7 aastat ja liitusin eelmise aasta lõpust alates BIM Solutionsiga, kus siis pakume erinevaid tarkvaralahendusi. BIM Solutions SIA on Läti ettevõte, kelle heaks ma töötan ja see on osa rahvusvahelisest kontsernist, mille tegevuspiirkonnaks on Eesti, Läti, Leedu, siis natuke oli ka Valgevene ja Ukraina, aga need hetkel seisavad ilmselgelt ja tundub, et avatakse ka filiaal Gruusias. Kontserni eesmärk on ühtne, suunata ehitussektorit kaasaegsete innovaatiliste lahenduste poole. Grupis on 3 ettevõtet: BIM Solutions SIA, Intelligent BIM Solutions UAB, mis toimetab Leedus ja teistes riikides, ja siis Baltic BIM Management, kes tegeleb siis ehituse poolega. Pakume erinevaid tarkvaralahendusi. Täna siis on teemaks Fine Geo5, aga Fine'il on ka lisaks erinevate konstruktsiooni elementide arvutuse programm FinEC ja ka Trust4, millega saab ogaplaat perme arvutada. Ja peale nende programmide pakume ka IDEA statikat, Slubal RPM-i robotile alternatiiviks, siis parameetrilise disaini poole pealt Rhinot Grasshopperiga ja õnnespaneelide projekteerimiseks Cadeoni. Lisaks pakume ka tehnilist tuge, võime korraldada ka treeninguid ja teha tootearendust. Nii, alustaks kõigepealt ühe väikse küsitlusega, et testiks kohal olevate inimeste geotehnilisi teadmisi. Et mul on siin 2 geoloogilist aruannet kõrvuti kinnistul, ilmselgelt on pinnased täpselt samad. Tegemist on hetkel, siis vaatame sinisavi, et ühes aruandes on sellised parameetrid ja teises aruandes on sellised parameetrid. Ja küsimus on siis selline, et mis võib olla vaia otsa vastupanu sinisavis, kui need parameetrid on sellised. Oskar, can you run the poll? Et see on üks väga konkreetne üldlevinud valem, mida kasutada õige vastuse saamiseks. Sedasama valemit kasutab ka Geo5, mida ma siis pärast ka näitan, kui vaia arvutamise programm avatud on. Aga loodame siis, et kõik saavad õige vastuse kirja. Oskar, I guess we can close it. Nii, ja vaatame edasi. Selleks valemiks on 9 korda treenimata nihketugevus. Praegu siis jääb muidugi küsimus üles, et ühes aruandes oli treenimata nihketugevus 125 kilopaskalit ja teises 240 kilopaskalit. Peaaegu 2 korda vahe, et mis see õige vastus siis on. Nagu näha, siis need numbrid on 1125 ja 2160, aga kui me nüüd vaatame neid numbreid, siis vasakpoolses peaks olema otsa vastupanu 1125, aga on antud aruandes 12 000, 10 korda vahe.
ja teises aruandes peaks olema 2160, aga on antud otsa vastupanuks 2500. Et see on siis tingitud teatud nüanssidest, mille tõttu võis natuke üles korrigeerida. Aga nagu näha, siis see vasakpoolne aruanne võib olla väga vale. Nii, mis on siis Geo5? Geo5 on tarkvara geotehniliste probleemide ja pinnasega kontaktis olevate konstruktsioonide lahendamiseks. Et programm on modulaarne, iga erineva probleemi jaoks on oma moodul ja neid mooduleid on palju, neid on lausa mitukümmend. Natuke räägin ka litsentsindusest, et kindlasti osad vaatajad juba on tutvunud Geo5-ga ja võib-olla isegi kasutavad seda vahepeal. Et arvatavasti alates sügisest muudetakse demoversioon selliseks piiratuks, et sa saad ainult mingid kindlad kuni mingisuguse maksimaalse geomeetriani, näiteks vundamendi taldmikke teha, ainult üks pinnase tüüp ja salvestada ei saa. Et hetkel seda kahte esimest piirangut ei ole, aga see tuleb siis varsti. Siis hakkab olema trial 14 päeva, piiranguid pole ja siis tasuline variant on siis full, et võid teha mida iganes sa tahad. Nii, aga hakkame siis vaikselt vaatama. Kõigepealt siis üksik- ja lintfundamentide arvutamiseks mõeldud moodul spread footing. Nii, et programm siis näeb selline välja. Üldiselt seda üleval olevad ribonid väga ei kasuta, siin on dubleeritud need samad paremal ribonil olevad asjad. Ainukene võib-olla mida siit kasutada save või siis print document ja ka copy data, paste data. Et kui sa ühes moodulis sisestad pinnased sisse, siis sa saad selle data kopida teise moodulisse, et ei pea näiteks, kui tahad lintfundamendi asemel hoopis vaiu arvutada, et siis ei pea kõiki pinnased uuesti sisestama, vaid saad kenasti nad ümber kopeerida. Nii, siis siin all on võimalik valida erinevaid settinguid, et mis teooriaid me kasutame kandevõimete arvutamisel ja mis standardid me kasutame või arvutusmetoodikaid. Et antud juhul siin on siis sellised variandid mul jäetud alles, et vastavalt eurokoodile design approach 1, siis arvutusmeetod 1, arvutusmeetod 2. Siis siit editi alt saab natuke lähemalt vaadata, et kuidas siis kandevõimed reaalselt arvutatakse, mis teooriate järgi. Ja igal hetkel on võimalik vajutada F1, kui tahad natuke täpsemat infot selle kohta, mis variandid on. Nii, siin siis valid oma vastava teooria ja siis näed ka selle sisu, et milliseid valemeid siis reaalselt kasutatakse. Et on mõistlik nende kõikide variantidega siin tutvuda ja leida siit endale sobiv. Et isegi kui ta pole eurokoodeksi oma konkreetselt, siis sa võid ikkagi eurokoodeksile vastata. Või siis teine variant on see, et sul lihtsalt pole mingisuguseid konkreetseid parameetreid, mida mingisuguse teooriaga kasutada, ja siis lihtsalt tuleb otsida selline teooria, kus on need parameetrid kasutusel, mis sul just parasjagu käsil on. Nii, siis programmi loogika on siis selline, et kõigepealt defineerid erinevad kihtide paksused, sügavused, siis defineerid pinnased, et hetkel on selline lihtne näide, kus on lihtsalt üks liivpinnas. Siis annad erinevatele kihtidele siis vastavad pinnased, mis on defineeritud. Siis valid kuju ja nagu näha, siis vundamendil on siin päris palju erinevaid kujusid, et tsentrilised, ekstsentrilised, lindid, astmelised, isegi ümmargune variant on olemas ja siis on ka kaldu variant olemas.
et valikuid on päris palju, peaks saama põhimõtteliselt kõik erinevad olukorrad Geo5-ga lahendatud. Siis sisestatakse koormus. Siis siin jälle omamoodi pealtvaates defineerid mõõdud vundamendil. Siis siin on veel mõned variandid, hetkel neid ei näpi, see on siis seotud sellega, et mis toimub täpselt vundamendi all, et kas seal on mingi killustik padi või midagi või ei ole. Siis materjal, lisakoormus, saab ka pinnasevee taseme määrata. Maavärinaga väga ei tegele ja siis siin on võimalik ka erinevaid construction stage määrata. Nii, ja siis lõpuks jõuamegi kandevõime juurde. Et selline see lõpptulemus välja näeb. Ja üks väike miinus on muidugi, et absoluutselt kõik ei ole siin ilusasti lahti kirjutatud, mis ideaalis võiks ühes programmis olla, aga lõppude lõpuks ikkagi, kui sa vajutad F1 ja vaatad oma teooriad läbi, siis need valemid on ikkagi seal kõik olemas ja tabelid, kust tulevad mingid parameetrid. Et siis, kui ise käsitsi läbi teed, siis jõuad täpselt samasuguste tulemusteni. Nii, siis mis variandid siin veel on, et kui ma nüüd lähen tagasi siia settingute juurde. Tähendab, ma lähen kohe järgmise variandi juurde, et praegu siin vaatasime lihtsalt kandevõimet, siis siin saab veel sarruse arvutada. Punching shear on olemas ja paindekandevõime, siit valid sarrused. Ja siis ongi üksik vundament lahendatud ka sarvuse mõttes. Siis nüüd järgmisena tõstan selle siit eemale. Võtame lahti sellesama ülesande, kuid seekord vaatame ka vajumeid. Et mis on siis selle spread footingu head küljed on, et arvutusmeetodeid on palju, erinevaid tüüpe on palju, madalvundamendi tüüpe, saad ka hinnata vajumeid ja ka pöördumist. Et see võib olla päris kasulik, näiteks kui sul on jäikustuum või mõni jäikussein või midagi on sellise eraldiseisva vundamendi peal, et võib, kui pinnased on pehmed, siis võib-olla see tuuma all olev plaat või selline üksik vundament võib päris palju pöörduda ja see võib muuta hoone siirdeid oluliselt tuulekoormuse mõttes. Nii. Vaatame siis natukene seda vajumi arvutust. Lähme tagasi settingutesse. Võtame lahti settlement. Ja mis meetodid siin on? Siin on jällegi 7 erinevat meetodit, kuidas vajumit arvutada. Vaatame nende sisse natukene, mis siin toimub. Ja ma vaataks praegu ainult seda esimest, sellepärast et see esimene sõltub deformatsiooni moodulist, mida üldiselt meie geoloogilises aruandes antakse. Ainuke teema on see, et beta faktor nõuab Poissoni tegurit, et selle kohta on vaja natukene kirjandust sirvida ja leida siia õige väärtus vastavalt sinu pinnasele. Siis teine teema on siin restriction of influence zone. Et see based on structural strength on tegelikult kasutusel ainult Tšehhis, Slovakkias, et pigem võiks kasutada seda by percentage of sigma, ehk siis kui vundamendi põhjustatud pinge on alla 20% antud juhul,
alla 20% geostaatilisest pingest, siis ei arvestata seda kihti enam kui kihti, mis saab vajuda. Ehk siis näiteks näitame niimoodi, et kui ma panen nüüd settlement, siis pingegraafik näeb välja selline, läheb siia lõpuni välja. Ja kui ma nüüd peaks panema selle 0,20% piirangu peale, mida ilmselt võiks siin Eestis siis kasutada, ja lähme settlement'i peale, siis on siin selgelt näha, et sellest kohast on graafik ära lõigatud ja siit edasi enam pinnased ei vaju. Nii, ja vaatame korraga koormuskombinatsiooni. Siin on näha, et on vertikaalne koormus, paindemomendid mõlemas suunas ja horisontaalsed koormused. Ja kui me nüüd lähme settlement'i, siis me näeme ka, et siin on pöördumised antud lisaks vertikaalsele vajumile. Et siis jah, et kui on mingisugused konstruktsioonid, mis on alt jäiga ühendusega vundamendi küljes, et siis on võimalik defineerida nende pöördumiste järgi vedrutoed oma FEM-mudelisse. Nii, ja siis natuke veel teooriat, et kui vundament on jäik, et tegur K on üle 1, siis leitakse vajum karakteristliku punkti alt tsentrist 0,37A ja teises suunas 0,37B, et see on nagu analoogne Grasshopperi punktiga, millest räägiti siis ülikoolis. Ja kui vundament on elastne, siis leitakse vajum ikkagi vundamendi tsentri järgi. Ja siis all on pöördumine lahti kirjeldatud, et mis nurk see on siis, mis tegelikult antud on. Nii, aga aitab siis praegu lint ja üksikfundamentidest, et tõstan selle eemale. Ja lähme nüüd põnevama osa juurde, vaiad. Nii, võtame kõigepealt sellise ülesande lahti. Vaatame natukene siis jällegi teooriaid, et hetkel see ülesanne praegu siin on tegelikult seesama, mille pärast ma selle esimese polli üldse pidasin. Et siin me siis vaatame läbi sellesama geoloogia järgi, mis seal alguses antud oli, et kuidas vaia arvutus käib. Nii, ja siin on siis analysis for undrained conditions, et meil on tegemist sinisaviga. Meid siis huvitab praegu see. Vajutame jälle F1, vaatame nende teooriate sisse. Et enne ma väitsin, et see õige valem on otsa vastupanu õige valem on 9 korda treenimata nihke tugevus. Ja kui me nüüd hakkame vaatama neid erinevaid teooriaid, võtame näiteks selle Tomlinsoni lahti. Siin vasakul on kõik need 3 teooriat lahti ja kui me võtame pile base resistance, siis mis siit otsa vaatab, on 9 korda treenimata nihke tugevus. Siis võtame järgmise teooria, pile base resistance, jälle 9 korda treenimata nihke tugevus ja Tomlinsoniga täpselt samamoodi 9 korda treenimata nihke tugevus. Ehk siis kõik Geo5 pakutud teooriad tegelikult kasutavad otsa vastupanu jaoks täpselt sama valemit. Nii, vaatame korra seda geoloogilist aruannetel. Mis meid siis huvitab, on see treenimata nihke tugevus 240 kilopaskalit. Teine osa sellest valemist on siis külghõõre ja nendel erinevatel teooriatel on see külghõõrde arvutamise valemid erinevad, kasutavad erinevaid tegureid ja loogikat. Et prooviks näiteks arvutada selle sama 240 kilopaskaliga neid erinevaid teooriaid, et vaatame, mis numbrid saame. Kõigepealt võtame selle pile shaft resistance esimese teooriaga.
siin on siis see skin friction coefficient. Kuna meil on CU üle 198, 240, siis näiteks oletame, et meie tegur võiks olla siis 0,3 näiteks. Kui me korrutame 0,3 korda 240 on 72 kilopaskalit. 72 panen kirja. Siis vaatame järgmist teooriat. Siin on selline valem antud. 100 korda, antud juhul siis oleks 100 korda 240 jagatud 100 pluss 240, 340. See on siis 70. Ja kui me vaatame Tomlinsoni, Tomlinson annab sellise graafiku. Tundub, et see graafik, kui väärtus on üle 240 treenimata nihketugevuse väärtus, siis see graafik jääb sisuliselt sirgjooneliseks ja meie praegune olukord on selline, et vaia geomeetria on niimoodi, et see protsent, mis meil tuleb selleks adhesiooni teguriks, on umbes 50%, mis tähendab siis, et 0,5 korda 120 või tähendab 0,5 korda 240 on see väärtus, mis meil oli geoloogilises aruandes antud. See on 120. Nii. Sellele samale geotehnilise aruandele sai tellitud veel arvamus Peeter Talvistelt ja mis oli tema arvamus selle külgvõõrde kohta, oli selline. Soovituste kohaselt on ületihenenud savis vaia külje erikandevõimeks 0,3 kuni 0,5 treenimata nihke tugevus, mis annab vahemikuks 75 kuni 125 kilonewtonit ruutmeetrile. Ja kui me vaatame seda vahemikku, siis tegelikult seda, mis Geo5 meile andis erinevate teooriatega, siis tegelikult need ongi selle vahemiku ülemine ots ja selle vahemiku alumine ots, mis siis ja kuna meie otsa vastupanu on samuti 9 korda treenimata nihke tugevus, siis tegelikult saamegi Geo5-ga sisuliselt samasugused vastused nagu käsitsi arutades. Nii. Et miks see Pile moodul hea on, et jällegi on valik erinevaid arvutusmeetodeid. Tegelikult on võimalik ka vajumi graafikut genereerida, aga selle jaoks võiks olla väga tugev geotehniline taust inimesel, kes seda teeb. Samuti saab horisontaalsuunalisi siirdeid hinnata ja ka vaiasarvust dimensioneerida. Vaatame mõne näidisülesande siis läbi. Nii, siin on üks vai liiv pinnase sees. Sandy clay ja sand, liivane savi. Okei, ja jällegi profiilide sisestamine, pinnase parameetrid, koormused ja kuna tegemist on lihtsalt ühe analüütilise meetodiga, siis see on sisuliselt nagu olekski mingi lihtne käsitsi arvutus. Ja kui me nüüd paneme vertical capacity, siis siin on siis ka kohe tulemused antud. Peaks jällegi käsitsi arvutustega hästi kokku minema. Hetkel me seda settlementi ei vaata. Et see oli lihtsalt üks lihtne näide ja jällegi on võimalik siin mingid erinevaid tehnoloogiaid valida, mis jällegi mõjutavad arvutisi oma vastavate teguritega. Ja kui me nüüd võtame lahti järgmise ülesande, siis sama ülesanne, aga siin nüüd arutatakse ka vajumit. Aga lihtsalt probleem on selles, et kuna siin on nii palju erinevaid tegureid, tegurid A, B, E, F, vaatad helpi, aga ega selles helpist enam kasu pole, kuna see on jällegi selline väga geotehnilist teadmist nõudev tegevus, et
et tavalise insenerina või lihtsalt konstruktsioonide projekteerijana on lihtsam lasta staatiline katse teha, kui on vaja vajumeid hinnata. Nii, siis muidugi on ka võimalik vaia horisontaalset kandevõimet arutada. Võtad siit selle Linuxi maha, do not calculate horizontal bearing capacity ja siis tekib siia selline modulus KH, saad horisontaalsuunalise sängitusmooduli meetodi määrata. Jällegi, siin on 6 erinevat varianti. Geo5 juhend ise soovitab nidususega pinnastele kasutada kas siis seda constant varianti või Vesicit ja nidususeta pinnastele siis lineaarset varianti või siis see Matlock and Reese. Et siin siis tekib üks selline lisaparameeter pinnastele ja see on see, kohe ma panen teise teooria. Ja see on angle of dispersion, see on jällegi üks selline oluline faktor, mis mõjutab seda horisontaalsuunalist deformatsiooni ja see on vaja jällegi kuskilt kirjandusest välja kaevata või siis tasuks konsulteerida oma lemmikgeoloogiga, kuidas see väärtus leida. Nii, loadside alt on seekord nagu näha on paindev moment ja horisontaalne koormus ka peal ja kui ma nüüd vaatan horizontal capacity't, siis näen selliseid graafikuid. Siin on siis sängitusmooduli kohta graafik, siis vaia horisontaalne siire 4 mm, antud juhul ülemises otsas, põikjõud ja paindemoment. Nii, ja siin siis on valida sarruse ja antud on ka minimaalne reinforcement ratio, kas on vaia standardi järgi. Antud juhul, kui meil on tegemist puurvaiaga, siis see on puurvaia standardi järgi või siis beam või kolumn variandi järgi. Et selle kohta on ka Geo5-l üks väike soovitus, et kui tegemist, see on slaidil peal kirjas, võtame slaidi lahti. Et kui tegemist on lihtsalt surutud vaiaga, siis Geo5 juhend soovitab vaadelda teda kui posti ja siis minimaalset armeerimistegurit selle järgi arutada. Kui on painutatud vai, siis võiks vaadata nagu tala ja kui on surutud ja painutatud, et siis võiks puurvaiade standardi järgi võtta ja siis välja selline. Et neid numbreid siis Geo5 ka kasutab ja siis see vahepealne osa siin 0,0025 ruutmeetrit saruse pindala, et see on siin interpoleeritud. Nii, et niimoodi on siis võimalik ka üksikvaiu projekteerida horisontaalsuunas. Nüüd lähen siin ühe slaidi tagasi, et siin on üks võrdlus erinevate meetodite vahel, millega siis üksikvaia kandevõimet ja vajumit saab arvutada ja nagu välja tuleb, siis esimene meetod, see NavPack-DM on alati ülimalt konservatiivne. Et kui arvutusi teha, siis kindlasti vaadata, et kas see meetod ikkagi on mõistlik. Äkki peaks siis vaatama neid teisi meetodeid. Nii palju siis vaiadest. Üksikvaiadest võtame lahti vaiagrupi arvutuse. Et miks siis vaiagrupi arvutust kasutada? Et jällegi valik erinevaid arvutusmeetodeid, saad vaiagrupile vajumi graafiku genereerida, jällegi horisontaalsuunalist siiret hinnata, sarust dimensioneerida ja lisaks saab vaadata ka Rostbergi pöördumist. Nii, siin on jälle üks tulemuste võrdlus ja ka vaiadega on täpselt sama lugu, et see NavPack annab kahekordselt või rohkem isegi konservatiivne võrreldes teiste teooriatega. Et jällegi suhtuda sellesse kriitiliselt.
Nii, võtame siis aiagrupi ülesande lahti. Jällegi vaatame, mis erinevaid settinguid siin on. Siin on need samad 3 meetodit treenitud tingimustes esindatud ja treenimata tingimustel on siis 2 erinevat meetodit. Analüüsi tüüp on siis kas analüütiline või siis Spring Method. Spring Method on selline keerulisem variant, et sellega siin saab reaalselt seda pöördumist ka hinnata, aga analüütiline on sisuliselt nagu üksikvaiade summeerimine ja siis grupi efektiivsusteguriga läbi korrutamine. Et jällegi nagu selline klassikaline Exceli tabeli arvutus. Nii, klikime läbi siin erinevad variandid, et siin on siis kujud, Rostbergi kujud, mida saab genereerida ja siis siin on selline suvaline kuju, saad ise midagi välja mõelda koordinaatidega. Siis geomeetria, vaia pikkus. Siis pinnased on samad algusest saadik olnud. Veetase, koormused ja siit siis saamegi jällegi kandevõimed kätte. Siin on siis tegelikult seesama tekst uues aknas. Aga see analüütiline meetod siis on selline lihtne ja saab kähku tulemused kätte. Nii, siis järgmisena vaatame sellist ülesannet. See on siis Spring Methodiga tehtud ja siin on juba võimalik saada ka, rakendada ka horisontaalseid koormusi ja paindemomente. Kui vaatame seda analüüsi, siin on nüüd natukene juba keerulisem see süsteem, et annab täitsa 3D pildi ka kätte. Saad vaadata erinevaid momente, mis vaias palju on. Normaaljõudusid. Hetkel on näha, et siin otsas on natuke suuremad survekoormused kui siin otsas, tingitud siis paindemomendist, mis sellele Rostbergile mõjub. Siis on võimalik vaadata ka seda deformeerunud kuju, visualiseerida. Ja muidu see algne Rostberg näeb selline välja. Nii, ja erinevalt siis eelmisest analüütilisest meetodist, et siin on ainult vertical capacity vaiale, siis Spring Methodiga on võimalik nagu FEM-is ikka analüüsida ka vaiasid eraldi, kuna nüüd on paindemomendid ja lõikejõud ja sellised asjad ka mudelis olemas. Et jällegi saab dimensioneerida vaiale ka isegi rangid ümber. Ja sellest viimasest tupust on võimalik minna üksikvaia arvutusse üle, et kui sul on see tavaline pail ka olemas, et siis saad nagu üksikvaia arvutusse eraldi teha. Et mis selle point on see, et kuna nagu me siit analüüsist näeme, et tegelikult et kuna meil tegelikult on vaiades erinevad normaaljõud, et mingites olukordades võivad need väga kõvasti erineda, et siis oleks ka mõistlik võib-olla vaadata üksikvaia kandevõime veel eraldi üle. Nii, siis järgmisena vaatame üle natukene mikrovaiasid. Et tegelikult esimene ülesanne on mikrovaiade grupi kohta, mida me vaatame. Ja seda lahendatakse tegelikult pile group moodulis, mitte mikrovaia moodulis, kuid lõpuks on ikkagi ka mikrovaia moodulit vaja. Nii, võtame siis selle ülesande lahti.
Siin on nüüd natukene teistsugune geoloogiline profiil. Mikrovaiad on defineeritud siin selle general shape'iga. Siin on siis koordinaadid antud. Geomeetriast siis näeme, et mikrovaiad on 6-meetrised ja betoneeritud osa on 3 meetrit. Lisaks veel mainin, et siin on mõeldud, et tegemist on kraana vundamendiga. Nii, siis siin on erinevad pinnased. Pinnase kihtide paksused tähendab. Siin on pinnased. Vaata, mis siin on. Aha. Väga hea sisejuurde nurk. Nii, ja siis kui me lähme nüüd analüüsi alla, siis nüüd siin on jällegi näha, et millised need jõud on. Loogika on täpselt sama nagu eelmiseski ülesandes, mis oli siis puurvaiadega. Nagu näha, siis mikrovai on võimalik ka nurga alla panna. Et kui me nüüd lähme siia structure'i alla tagasi, siis näete, siin on selline parameeter nagu alfa. Et selle abil siis on võimalik nad nurga alla ajada. Nii, nüüd sisejõud on käes, aga mis nüüd siis edasi saab? Et jõud on siin, aga nagu näha, siis siin all ei ole mingit dimensioneerimise teemat, et kuidas ma siis neid mikrovaiu üldse kontrollin. Siin veel kähku näitan üle, et mis variandid siin on. On keevitatud ristlõige, valmis ristlõige, igasugused erinevad variandid on siin. Ja kui ma nüüd siia dimensioniga alla lähen, siis on näha, et ma ei saa siin kuidagi arvutada mikrovaia enda kandevõimet, kuigi mul on siin ju sisejõud ja asjad olemas. Ja nagu näha, siis tegelikult, kui ma tahan kandevõimet arvutada, vajutan bearing capacity peale, siis ta viskab mind mikrovaia moodulisse. Ehk siis lõppude lõpuks mul on ikkagi seda mikrovaia moodulit vaja. Nii, ja siis siin on ristlõike verification, võtab sellest eelmisest ülesandest otse sisejõud. Siit saad valida, mis koormuskombinatsioonile. Otsib kõige maksimaalse surve, maksimaalse tõmbe ja siis teeb kontrollid. Siin saad ka valida, et kas ots on jäik või siis pöörduv. Mõjutab muidugi tulemusi. Ja siin on siis juure kontroll. Jällegi siin hetkel näiteks kasutati Lee'si teooriat. Tekib kohe küsimus, mis asi see on. Panen kinni. Võtan siit settings, edit. Ja siit valin microfile settingud. Siin on Lee'si teooria, F1. Valin siit Lee'si ja siin on siis kohe lahti selgitatud. Ja kui tahad lisainfot, siis siin on ka source. Nii, ja ma lähen korra siia analüüsi juurde tagasi ja näitan seda deformeerunud kuju. Et nagu näha, siis juure juures on vai põhimõtteliselt sirge ja nii kui juur otsa saab, siis mikrovai ise on selline väga vedel ja paindub kohe minema. Ja nagu näha, siin nurkades on ka erinevas suunas globaaltelestiku suhtes antud ka deformatsioonid. Nii, võtame siis järgmise teema. Ma siin liiga detailseks ei lähe, kuna neid teooriad on siin nii palju ja siis seda kõike läbi nammutada on täiesti võimatu, et tuleb vastavalt käesolevale probleemile teooria ette võtta ja siis korralikult läbi töötada, et päriselt õigeid vastuseid saada. Nii. Nii, vaatame siis piled CPT moodulit, ehk siis see on cone penetration test, surupenetratsiooni katse järgi vaia arvutamine. See oli minu jaoks võib-olla isegi kõige huvitavam osa, kuna mul ei ole geotehnika tausta
vundament ikka arvutan, aga lihtsamatel meetoditel, siis siin jooksin kohe huvitavate probleemide otsa, et ma lähen edasi selle sama geoloogilise profiiliga, nagu mul siin alguses oli, see sinisavi, kui mäletate. Näitan natukene lähemalt seda geoloogilist lõiget. Nii, geoloogiline lõige on siin. Number 8 on sinisavi, üleval on mingi jama, kiit 7. No, enam-vähem. Siin on näha löökpenetratsiooni katse, et alates pinnasest 7 tegelikult hakkavad löökide arvud juba selliseks täitsa arvestatavaks minema, et see on juba, number 7 on juba päris okei pinnas. Nii, siis esimene probleem, mis mul kohe tekkis, et tahtsin vaia kandevõimet CPT järgi arutada, aga surupenetratsiooni katsed jõudsidki ainult kihti 7 ja sealt edasi läinud, aga tegelikult ilmselgelt meil on vaja jõuda sinna sinisavi kihti, milles on löökpenetratsiooni katse tulemused kõige paremad, et siia 7-ndasse, kuna ta on nii õhuke ka, siia ma nagunii midagi panna ei saaks. No siis järelikult ma CPT-d kasutada ei saa, mul on vaja siis tavalist standard penetration testi SPT-d kasutada. Nii, siis ma jooksin jällegi uue probleemi otsa. Et Eestis kasutatakse hoopis mitte SPT-d, vaid TPT-d, mis on siis dünaamiline penetratsiooni katse ja siis tulemused antakse 20, mitu lööki 20 sentimeetri kohta katseseade tegi. Nii, aga kui ma üritan seda infot tõmmata Geo5, Geo5 täitsa tegelikult pakub SPT lahendust ka, nagu siin näha, CPT või SPT, siis Geo5 sööb 15 sentimeetri kaupa neid lööke. Mida siis ette võtta, et kuidas ma siis lõpuks asjad arutatud saan? Nii, siin siis jällegi natukene seletan seda teemat lahti slaidi peal ja lisaks sellele TPT-le, mida Eestis tihti tehakse ka SLP-d, mis on siis Skandinaavia piirkonnale omane, et kombineeritud surulöök penetratsiooni katse, et surutakse nõrgematest pinnastest surutakse läbi, et saada täpseid tulemusi ja siis kui tuleb midagi väga karmi ette, siis lihtsalt lüüakse läbi. Ja jällegi need löögid on 20 sentimeetrise intervalliga, mis ei lähe kokku Geo5 SPT loogikaga. Nii, kui CPT siis ulatukandasse lihtis, mis ma siis teen, siis tänu Peeter Talvistele siis tuli välja selline väike nüanss, et tegelikult meil Eestis kasutatud see 20 sentimeetrine parameeter vastab standardsele SPT-le, mis teeb 15 sentimeetri kaupa, kuid arvutustes liidetakse kahe katse tulemused kokku, ehk siis ta oleks nagu 30 sentimeetri kohta ja tegelikult need ongi omavahel võrdsed, nagu välja tuleb. Igatahes lõpuks oli vaja võtta selline notepadi fail, kus on need redutseeritud tulemused olemas, mis vastavad täpselt siis sellele, mis olid siin geoloogilises aruandes antud. Selle tekstifaili muidugi töötlesin natuke ümber, et andsin sellele osale väärtuseks 1 ja siis need siis lihtsalt jagasin 2-ga, kuna see seos oli selline, nagu sellel slaidil oli näidatud. Nii, siis töötlesin andmed Excelis ümber, kopeerisin tagasi notepadi, siis importisin siia.
SPT lahtralt importisin siia, et näed, alguses on siis löökpenetratsiooni graafik selline, aga seda on natukene halb kasutada, sellepärast et kuna näiteks siin on väärtus suur ja siin on väärtus väike, siis kui ma vaia otsa sügavust liigutan siit siia, siis tegelikult otsa kandel on kahekordselt väheneda. Et niimoodi on nagu väga raske tulemusi kuidagi loogiliselt jälgida. Et selleks siis tegin väikse andmete ümber timmimise ja jõudsin sellise graafikuni. Nii, see siis vastab täpselt sellele, mis geoloogilises aruandes oli antud, et ainult ülemiste kihtide keskmine vastupanu ja sinisavi siis otsa vastupanu, et nende kahe parameetri pealt pidin käsitsime vundamente projekteerima. Ja kui ma nüüd jõuan siin tulemusteni, võtame siis selle sama CPT järgi, siis kandevõime overall pile bearing capacity on 850. Ja kui ma nüüd lähen näitan seda slaidi, siis siin on käsitsi arvutus paremal ja lõpptulemus on 950. Et see on siis vastavalt geoloogilises aruandes antud parameetritega. Ja kui ma nüüd kasutan seda kihti 7, see kiht, mida geoloogilises aruandes tegelikult nagu ei soovitatud, et kasutada, siis saan natukene veel kandevõimet juurde ja tuleb 922, aga nagu näha, siis kõik need parameetrid langevad enam-vähem ühte hunnikusse. Et selline võimalus on ka olemas, aga jällegi see CPT ilmselgelt tavalisele konstruktsiooniinsenerile ei ole liialt kasulik, et see on rohkem geotehnika inimestele, kes saavad aru, et mida nad siia sisestavad, kas see üldse õige ja kuidas seda interpreteerida. Nii, ja siis viimaseks variandiks on üksik- ja lintfundamendid CPT abil. Et seda moodulit me nüüd täielikult läbi ei käi, aga ma vähemalt näitan, kuidas see toimib, et võib-olla on praegu publikus ka mõni geotehnika inimene, siis tema jaoks on see võib-olla huvitav. Teen programmi lahti, lähen siia CPT alla, panen import, siis siin on erinevaid variante, võib notepadist tõmmata või mis iganes. Mul on näiteks praegu need GEF formaadid. Nii, võtan ühe, võtan teise. OK, vaatame sisse, mis siin toimub. Näeb selline välja. Täitsa nagu surupenetratsiooni katsegraafik. Nii, lasen tal, panen 2 klikki peale, lasen tal arvutada boorirõhu. Arvestades sellega, et vesi on 4 meetri sügavusel. Teisel katsel samamoodi. Nii, ja nüüd lähen soil classification'i alla ja ütlen Geo5-le, et arvesta minimaalseks kihipaksuseks 0,50. Muidu kui on väiksem, siis tekib nii palju kihte. See ei ole nagu väga hea. Paneme 0,50 näiteks ja niimoodi siis saabki Geo5-st automaatselt kätte erinevad pinnased. Ta oskab nende nii külghõõrde kui otsa vastupanu ja boorirõhu abil siis õiged pinnased määrata. Ja tegelikult ega siin nüüd ei olegi midagi muud, kui jällegi teha kõik need samad liigutused läbi nagu tavalises spread footing moodulis ja lõpuks saadki kandevõime kätte. Aga seda praegu ei hakka lõpuni tegema, et idee on täpselt sama. Nii, ja põhimõtteliselt võiks nüüd öelda, et tehniline osa on läbi, et räägin natukene üldiselt veel sellest, et kui osta foundation package, milles on tegelikult lisaks ka veel beam ja slab, et kui ostan nüüd kõik korraga, siis -20%, 26% soodustust.
ja kui peaks olema tahe Geo 5 endale soetada, siis kindlasti minuga ühendust võtta, et kui otse saidilt osta, siis lähevad vahendid otse Tšehhi ja mina tegelen heategevusega. Nii, ja kindlasti vaadake ka beamsolutions.ee sellist kodulehte, seal on erinevad seminarid üleval ja muud infot meie pakutavate tarkvarade kohta. Ja kindlasti ka minna YouTube'is meie kanalile Beam Solutions Estonia ja seal on meie juba tehtud webinarid üleval ja ka see webinar läheb sinna üles. Ja muidugi nagu ikka, et like, subscribe, bell button. Ja tänan tähelepanu eest, et järgmine webinar on kuu lõpus Global FM6 teraskonstruktsioonide projekteerimine ja näeme siis seal.